Ohtlikud taimekahjustajad. Taimedes võivad peituda kahjurid ja haigused. Palun ära too reisilt kaasa taimi, nende seemneid, vilju ega öisi. Ohtlikud karantiinsed taimekahjustajad. Taimekahjustaja on putukas, seenbakter või viirus, mis võib põhjustada olulist majanduslikku või keskkonnakahju ning mida riigis ei esine või esineb vähesel määral ja mille suhes rakendatakse kohustuslikke tõrjeabinõusid. Levik. Haigustel võib olla looduslik levik õhuvooluga, veepiiskadega, putukaga ja lindudega. Nad võivad levida inimtegevuse tagajärjel, saastunud paljundusmaterjaliga, seemnetega, töövahenditega, riiete ja jalanõudega, pakenditega ja mullaga. Kanaaridel käinud turist tõi Eestisse ohtliku viiruse, võime lugeda lehest 2019. Tomati keerdlehisuse New Delhi viirus. Seda kirjeldati esimesena Indias 1995 ja kuni 2012 see levis ainult Aasia riikides. Alates 2012 on leitud seda Hispaanias ja Itaalias. See levib maavitsalistel ja kõrvitsalistel taimedel ja Eestis on seda leitud nii tomatil kui kurgil. Ja siin on kaart, kus on näha, kus ta siis või milline see seis on olnud 2020. Ja pange tähele, et vähemalt on tuvastatud siin põhjas ka Eestis, aga mitmes teistes maades vähemalt ei ole. Nii et kaardi peal on. Tomati kollanen keerdlehisuse viirus. See on reguleeritud paljundusmaterjali seemne tootmises. Üle 3% Maaülikoolis katsetest testitud Eesti müügil olevatest importtomatitest sisasivad selle haiguse. On teada kokku 15 liiki taimi, mida võib nakatada. Peamine peremees taim on tomat, aga ka näiteks paprika, kartul ja tubakas ja oad võib seda levitada. Viirus kannab edasi kasvuhoone karilane. Ja see putukas tegelikult puudub meil Eestis. See võib ka levida seemnetega. Taimedel ilmuvad sümptomid alles 15 päeva peale nakatumist. Ja siin on näha siis, kus selle haiguse või kuidas see haigus on levinud. Osa taimedel ei ole eestikeelsed nimed, siin näiteks tomato spot wilt virus. See enam ei ole reguleeritud haiguste hulgas. See on polüfaag ja peremeestaimedena on hästi palju erinevad liigid. Ja on palju erinevad sümptomid ja need sõltuvad taime liigist, sordist, taime vanusest, looduslikestest tingimustest, taimede väetamisest. Ja nagu aru saada, on siis väga raske üldse seda tuvastada, kuna ta on nii mitmekesine. Ja ta levib vektorite abil, ripslaste abil ja istutusmaterjaliga. Ta ei levi seemnega. Ja siin on siis kaardil näha, kui palju see on juba levinud. Kartuli ringmädanik. Lehtede närbuminen, keerduminen, mugula juhtkudedes bakteriaalne lima. Levib mugulatega, taaraga, põllutööriistadega. Ja Eestist on leitud seda aastast 2001. Kartulipruut, bakter mädanik. Nakatab 200 erinevat liike. Kartul ja tomat nende hulgas, aga ka roosidel. Levib mugulatega, taaraga, põlluriistad, tööriistadega, aga ka kastmisveega.
Eestis seda ei ole, aga on leitud Egiptuse importkartulil. Ja siin siis on järjekordne nõu, et ei tasu võtta supermarketi poodide kartulit ja hakata neid kasvatama meil. Need ei ole mõeldud seemnete jaoks. Neid võib süüa ja sellega ei tekita kahju inimesele. Aga et võtta poe asju ja hakata neid kasvada nagu seemnet nendest ei ole hea mõte. Ja siin on näha selle levik praegu maailmas. Viljapuubakter põletik. See võib tulla õundel, pirnidel, viirpuudel, tukkpuudel ja pihlakasel, epikodoonial ja toompihlakal. Ja siin on võrdsete tippude kõverdumine 180 kraadi allapoole. See levib paljundusmaterjaliga, rändlindudega, putukatega ja transpordivahenditega. On leitud Eestist 2012 ja 2019. Ja kaart, kui laialdaselt ta on juba levinud.